hommik, et kätte on jõudnud 13. detsember ja täna me testime korralikult selle kaamera tuulevõimekust, sest õues on nii tuuline, et ma reaalselt nutan. Aga tulime Liliga Stroomiranda jalutama, sest minu eesmärk on enne kontorisse minekut vähemalt 5000 sammu täis saada ja no mis saab tal selle vastu olla, et nautida ja jalutada natukene rannas, kuna ta arst on meil siin samas ja meie järgmine peatus on just nimelt arsti juurde, siis otsustasime, et tuleme vaatama natukene Stroomirannas ringi. Et kui keegi otsib peal seda valget talvevõlumaad, siis siin on! Arsti juures saime ilusasti käidud ja no ma ei tea, Lillu, sa oled maailma kõige tublim kutsu üldse. Ta reaalselt lubab arstidel endaga kõike teha, et on nii sõbralik ja rahulik. Selleks ta natukene kardab ikka, et ta väriseb korralikult iga kord, kui me siia maja ette pargime. Aga samas saime jälle kõik ilusasti tehtud. Asi on kontrolli all, stabiilne. Saime küll ühe rohusemi juurde. Aga puhtalt sellepärast, et tal on ikkagi katarakt paremas silmas ja see katarakt eritab valke ja nendest valkudest võib tekkida põletik. Nii et hoiame asja ilusasti kontrolli all. Aga nüüd on aeg tööle minna. 5 hours later. Ma saan lõpuks ometi tõusta püsti arvuti tagant ja teha midagi muud kui trükkimine, sest Mellu tuli külla. Mis me pildistame? Me pildistame pitsat täna. Need pitsad, mis meil jõulupeo ajal läksid nagu soojad saiad kogu aeg. Just täpselt. Nüüd loodame, et Lili ära ei söö neid. Loodame, et Lili ära ei söö neid ja mina proovin siis saada siit paari head klõpsu nende jaoks. Esimesed klõpsud on tehtud, mis on hinnang? Kuule, päris hea on. Päris hea on, jah? On ma nüüd hea? Veits oskad seda värki, ütleme nii. Vaatame üle, vaatame, mis meil siin toimub. Pitsa söömine käib. Kui kaunis. See on vaata nagu reaalselt, vaata. See istub üksinda, sööb siin oma nurgas. See istub siin teises nurgas, täiega naudib. Aga see ongi vaata vaikus ja süke, sa oled keskendunud nagu toidule lihtsalt. Ja ilma lapseta saab süüa, vaata. Sest laps vaatab multikaid. Teeme mõned klõpsud veel, jah? No igaks juhuks võib teha paar. Teeme. Täiega nostalgiline tunne on. Eelmine aasta vlogmas seal oli see põhitegevus, mida me koos tegime, ehk siis käisime iga päev jooksmas. Nüüd ma ei ole siis 2 nädalat jooksmas käinud, sellepärast et sportlik tase lihtsalt ei ole veel seal maal, et ta lubaks. Ja ega täna ka me otseselt ei jookse, vaid meil on matkjooks, 3 mintsa jooksu, 7 mintsa kõndi. Ja just sellepärast, mis praegu toimub. Nii kõrge ei tohiks pulss olla, et mul on raskusi rääkimisega. Ehk siis, kui te jooksma lähete, siis ideaalses maailmas sellisel hetkel te tõmbate tempo maha ja kõnnite natukene, kuni siis pulss on seal, kus ta olema peab. Täna meil tegelikult sammudega on üldse probleemi, et sammud on täis, aga kui sa terve päev lihtsalt kontoris arvuti taga istunud, siis keha õhtul karjub nagu su peale mingi lase mul liikuda, ma olen mõeldud selle jaoks, et liikuda. Nii et ma mõtlesin, et ma tulen talle vastu ja lähme teeme väikse jooksmatkatiiru 30 mintsa siia tänasesse õhtusse ja ma täna ausalt, mulle nii meeldib see. Minu jaoks on nagu jooksmine kujunenud kuidagi meditatsiooniks ja mul on nii kahju, et ma tegelikult ei saa seda praegu teha täiel võimsusel, aga ma annan endast parima, et mu keha jõuaks sinnamaale, kus ta on harjunud olema, et me saaksime lihtsalt vuhiseda mööda linnatänavaid täistempol. Täna see veel nii ei ole, aga pole üldse hullu. Nii et kõnnime veel mõned minutid ja siis uuesti väike sörgitempo ülesse ja niimoodi
3 ringi. See oli lihtsalt maailma kõige õigem otsus minna täna matkijooksu tegema, sest ma ei tea, mis teema sellega on. Mulle ilgelt meeldib õhtuti joosta, sest siis on lihtsalt kogu linn tuledes ja õhk on siuke hästi karge ja täna oli veel kuu ka väljas, siuke poolkuu, mis on nagu, see tekitab siukse minu jaoks nagu zen moodi täielikult ja siis kui ma jooksen, siis iga sammuga ma tunnen, kuidas nagu stress, pinge, ärevus, nagu kõik, mis paneb muretsema, lihtsalt teeb ja lännu, lihtsalt täiesti lännu. Aga jooksukene on meil nüüd tehtud, nüüd on aeg väikseks 15-minutiseks trenniks. Mõtlesin, et ma teen kükke, teeme Rumeenia jõutõmbeid, teeme planku, teeme ülessurumisi ja teeme jumping jack'e ja teeme igat ühte neist minut aega, 3 ringi. Mis see teeb siis? 15 minutit. Nii et ma mõtlesin, et kuna ma jooksu ajal tavaliselt käin alati hobusesamaga, sest siis ma tunnen ennast nagu kõige võimsamana üldse nagu iga sammuga vaata lendab, siis ma näitan teile, kuidas ma jõutrenniks endale krunni teen, sellepärast et küsiti, kuidas ma krunni teen ja tegelikult mul ongi lihtsalt, ma võtan hobusesama ja siis teen niimoodi. Ja meil on krunn olemas. Noh, ta võib natukene suuremaks tõmmata. Nii. Ja krunn olemas! On tehtud ja ma avastasin poole pealt, et Legally Blonde on minu jaoks täielikult feel good film. Ma itsitasin terve aja ja nii siuke rõõmus tunne tekib seda vaadates, ta on nii positiivne ja nii armas. Lihtsalt mul on Holiday on täpselt samamoodi siuke film, mida ma võin 20-30 korda aastas vaadata. See on nii positiivse lõpuga ja tekitab kohe siukse hea tunde lihtsalt nagu kunstilised filmid otse loomulikult by far mu kõige lemmikumad, aga ma arvan, et sellised easy going nuinud filmid on hädavajalikud meie maailma. Ma ei tea, kas teil on ka mõni siuke film, mis on alati siuke, et kui teil on halb tööst ja panete selle peale ja kõik on kohe hästi. Kui on, siis andke kommentaarides teada, ma lähen Kenni kaupesus ära. Mul sai ametlikult Villand. Mis jõuluhull ma olen, kui mul ei ole kodu jõuluselt kaunistatud. Me peame selle täna ära parandama, sest siis kui Mellu käis stuudios külas, siis kui me lõpetasime pildistamist ja küsis mu käest, et noh, et kas sealt nagu kontorisse tööd edasi tegema või lähed koju, ma olin mingi kontorisse, sest siin on kuusk ja tuled ja värkis, ma olin nagu, aga miks mul kodus ei ole? Nii et nagu ma eile ütlesin, siis täna me lahendame ära selle nurga seal. Mulle, mis teema sellega on, et tulukesed saavad ühte inimest nii õnnelikuks teha lihtsalt. Siin on meil väike küllake, seal on meil väiksed tulukesed, seal on meil väike küllake, siin on meil mega ilus kuusepuu ja siis on meil siuke väike pärjake, mis millegi pärast pool töötab, pool ei tööta, no worries, homme tegeleme sellega. Aga mõtlesin, et enne kui ma magama lähen, siis ma vastan ühele küsimusele, mis on Vlogmassi alla tulnud ja see puudutab triatloni. Ehk siis, kas ma plaanin veel kunagi triatloni teha. Ja ma ütlen kohe universumile siinkohal taas kord välja, et ma tahan minna täispikale Ironmanile. Ilmselgelt, kui ma teen matkjooksu, siis mu füüsiline vorm ei ole ligi lähedalgi sellele, et järgmine aasta minna täispika Ironmani tegema, sest see on 3,8 kilomeetrit ujumist, 180 kilomeetrit ratast ja 42,2 kilomeetrit jooksu. Ja ma ei taha lihtsalt minna seda läbima, nii et mul on valus ja paha. Ma tahan seda minna kogema täpselt samamoodi, nagu ma poolikut kogesin, ehk et ma tundsin ennast võimsana, see oli lihtne, see oli äge, see oli, lihtne võib-olla ei ole õige sõna.
see oli väga mõnusasti tehtav ja üliäge kogemus, et ma tahaksin täispikaga täpselt samamoodi saada. Selle jaoks ei ole muud teha, kuid tasapisi hakata uuesti trenni tegema, nii et me jõuaksime sellisesse vormi, kus me saaksime seda teha, sest minuga lihtinimese jaoks on see raske, ma ei ole Rait Ratassepp, kes on võimeline tegema 60 täispika Ironmani 60 päeva jooksul nagu, mida see mees sööb, millest ta tehtud on. Aga jah, see on kindlasti üks nendest asjadest, mis on mu suur unistus ja ma ei tea veel, millises riigis ma seda teha tahaksin. Ja ma ei tea veel täpselt, mis aastal ma seda teha tahaksin, aga enne 35. juublit võiks selle asja lukku saada ja kirja saada, nii et universum, just putting it out there. Aga nüüd on aeg vlog kokku pakkida, sest täna ma tahaksin veel ära monteerida selle ühe vlogi, mis mul vahepeal nii-öelda vahele jäi, ehk siis täna me saame 2 montaaži teha. Nii et ma pakin selle siin kokku, lähen selle ära ja siis juba tõttu. Näeme homme! Ciao!